Alustame kurvid sirgeks teise saatega. Täna saates Eesti rallimehed Rootsis toimuval ERC rallil ja Soome autoralli meistrivõistluste ülevaade. Kurvid sirgeks saade alustab seekord Rootsist, Karlstadist, kus kohe-kohe on algamas ERC sarja etapp ja stardis on ka kaks eestlast, Jaspar Vaher ja Joosep Ralf Nõgene. No, konkurents sellel rallil on tihe, Rally 2 autode tipp on siin täitsa koos, kõige tuntumad mehed on vast Teemu Suninen, soomlane siis ja lätlane Martins Sesks. Aga nüüd alustuseks vaatame, mida meie mehed enne rallit räägivad. Rootsi ERC ralli treeningkatse on sõidetud, kvalifikatsioon on ees ootamise kogu ralli, et milliste eesmärkide ja mõtetega tulid, et treeningul olid kõige kiirem? Jah, treening on üks asi, et eks kvalifikatsioon on natuke omamoodi, et saame ju 2 korda enne kvalifikatsiooni läbimist sõita katse läbi ja eks annab omamoodi eelise ja kindlasti teeb olud nagu võrdsemaks, et eks ole näha, ralli saab kindlasti teistmoodi olema, et katsed kindlasti midagi lihtsalt ei saa olema, et väga sellised Soome sarnased ja Soomes ma väga palju sõitnud ei ole, nii et ikkagist üsna võõras tee minu jaoks. Kuidas sa ennast siia seltskonda praegu sobitad? Ma arvan, et ma olen ikkagist õpipoiss võrreldes nende meestega, et siin nimekiri on tõesti päris muljetavaldav ja ütleme nii, võrreldes teistega siis meil on ikka väga vähe kogemust ja kindlasti kiiruse osas jääme ka alla, et eks ralli ajal ole näha, kus me päriselt baseerume, et ei oska nagu mingeid eesmärke ka endale seada, et kus me üldse olla võiks, et kindlasti need mehed on päris kiired, eriti selliste teede peale, et eks ole näha. No, nagu kuulsite, Jaspar Vaher ei olnud kvalifikatsioonikatse eel, mis on siis ERC rallide eripära, võib-olla nii enesekindel, et ta suudaks sama kiiresti sõita ka seal, kui siis trenni läbimisel, aga tegelikult, nagu me nüüd teame, oli kõige kiirem mees ja no mis sa ütled selle peale, et läksid ikka siis testikatse võitu püüdma või? No, eks üritama ikka pidi, et eks ei ole kõigest testikatse, vaid sellest sõltub ka rajapositsioon järgmiseks päevaks, et eks seal pidi muidugi pingutama, aga midagi ülemäära hullu ei olnud, et pigem üritasin samasugust sõitu teha nagu free practice'ilgi. Ja no teise eestlasena on siis rajal Joosep Ralf Nõgene, kes sisuliselt avab oma kruusahooaja siin Rootsi ERC rallil ja vaatame nüüd kõigepealt seda, mida ta rääkis enne kvalifikatsioonikatset. Ma arvan, mul olid peas on mingisugused sellised väiksemad benchmarkid mõttes, et mis ma nagu tahaks keskmiselt kilomeetris võib-olla kilomeetri peale kaotada ja noh, selline nagu target ongi, et siin on konkurents on nii tihe ja ega need katsed on ka sellised väga spetsiifilised, et siin on selline kohalikel, ma arvan, suur eelis ja siin on päris palju noori kohalikke ka, et kindlasti tulemust siin, ma arvan, siin rallil võiks arvata, et kui sa top 12 tuled, et see on juba hea tulemus, et selline nagu hakkab juba päris Eesti spordi moodi minema, et kui 12 lähetab väga hästi. Joosep Ralf Nõgene tahtis kindlasti jääda esimesest 15 välja ja see läks tal üle noad ära, sai ta siis 16 tulemusena. Ütle nüüd ausalt, kas oli hirm naha vahel ka, kui vaatasid neid tulemusi, et alguses olidki 15? Oli küll, jah. Sest et me sõitsime suhteliselt rahulikult seda kvalifikatsiooni, aga ikkagi seal viimase sektsioonis aeg ei olnudki nii halb. Et see tagantjärgi tarkus oli see, et oleks meil lihtsalt nii kiiresti sõita kui oskad ja oleks täitsa hea koha samm, ma arvan, aga seal oli üks suur segadus üldse, et kes selle 15 hulka nagu lähevad, kes ümber keeratakse, kas need on ainult nomineeritud sõitjatele või mitte. Siis meil oligi see, et pigem, et ei teadnudki mida teha ja lõpuks, kui seda startlisti kokku hakati panema, siis ega korraldajatel oli ka seal segadus, et vist ralli korraldajad arvasid ühte, aga ERC sari arvas midagi muud. Aga noh, lõpp hea kõik ja et tasus ära. Ja Rootsi ralli esimene täispikk päev on nüüdseks lõppenud ja nii nagu Jaspar Vaher seda rallit reede õhtul edukalt alustas, nii on ta liidrikohal püsinud ka kogu selle laupäevase päeva, nii et päeva lõpuks juhib ta Teemu Sunineni ees 8,8 sekundiga ja vaatamegi nüüd, mida Vaher ise selle päeva kokkuvõtteks rääkis. Üllatavalt hästi on läinud, et üle ootuste kindlasti, et
kindlasti midagi lihtsat ei olnud see pärastlõuna ka, et me saime rehvi purunemise ja see natuke kaotasime aega, aga õnneks mitte midagi liiga palju ja lõpuks ikkagi suutsime oma esikohta säilitada. No sul vist rohkem rehve kaasas polnud, et pidid teisel läbimisel ennast tagasi ka hoidma? Ja kindlasti, et ütleme nii, et katset ikkagist tuleb suht palju seda kivi nagu sealt välja ja see on üsna salakaval, et kindlasti mingisuguse varuga pidi sõitma, et eriti veel see, kus me rehvi katki saime, et seal nagu eriti hoolega võtma, aga ei, lõppkokkuvõttes ei midagi liiga hullu. No täna on päeva jooksul palju juttu olnud sellest, et neid kurvilõikamise, takistamise tokke on pandud, need ajatud maha, pandud tee peale tagasi, pandud valesse kohta. Et kui palju sul sellised üllatusmomente nendega oli sellega probleeme? Üksikud ikka olid jah, et SS3-l meil täitsa üks koht ikka üllatusime, et post oli täiesti tee keskel ja ei olnud muud varianti, kui lihtsalt sellest külges üle sõita, et reaalselt see nagu väga üllatas, aga eks need ikka, sa kunagi ei tea, kas see dokk on minema sõidetud või see on seal alles või on see nüüd seal täiesti tee keskel jälle, et eks see natuke teeb jah keerulisemaks, aga iseenesest on kõigil samamoodi. No homme viimane päev ja väga pikk päev tegelikult, seal ligi 100 kilomeetrit kiiruskatseid, juhid 8,8 sekundiga, et kas see teadmine, et sa oled liider, teadmine sellest vahest midagi muudab sinu jaoks homse päeva vaates ka, võrreldes näiteks sellega, mida sa enne rallit mõtlesid? Ei muuda, ma arvan, et tuleb ikka oma asja edasi teha, et ega see teiste peale mõtlemine minu elu väga lihtsamaks ei tee. Nagu kuulsite, Jaspar Vaher oli siis selle täispika päevaga rahul ja 8,8 sekundit edu Teemu Suninen ees ei pane teda siis enese sõnul kuidagi teistmoodi pühapäeva peale vaatama ja teiste mõtetega rajale minema. Pühapäev tuleb muidugi pikk ja tõsine päev, peaaegu 100 kilomeetrit kiiruskatseid ja seal läheb veel päris tõsiseks kihutamiseks. Aga liidri kohalt kindlasti on mõnus sellele päevale vastu minna. Teise eestlasena oli rajal Joosep Ralf Nõgene. Lõunapausilt läks ta ära veel 6. kohal või lõunapausil läks ta 6. kohal. Lõunapausilt ära minnes teenis ta 50 sekundit trahvi, kuna 5 minutit hiljem mindi siis rajale ja kohe nüüd vaatamegi, mida ta ise räägib, millest selline viivitus tekkis. Ega ma hetkel ise ka päris täpselt ei tea, mis juhtus, et nii palju tean, et autot ei jõudnud mehaanikud valmis, et seal taga vasakus, taga paremas nurgas oli vist õõts oli niivõrd palju pihta saanud, et kui mehaanik hakkas seda käändmiku külge tagasi panema, et ta vist, mulle tundus vähemalt, ei tahtnud sinna väga külge minna ja siis tekkiski seal error ja siis sellest ka see ajaline karistus, et jah, hetkel ma kõiki detaile ei tea, aga eks see oli tegi päris kurvaks korra, jah. Sellised olid siis Jaspar Vaheri ja Joosep Ralf Nõgese kommentaarid laupäevasele päevale. Üks mees on liider, teist meest tabasid tagasilöögid ja ebaõnnestumised, aga üks päev on veel sõita, täispikk pühapäevane rallipäev ning loodame, et seal tuuakse võit koju. Pühapäev algas Jaspar Vaherile veel tegelikult hästi. Tõsi, esimese kiiruskatse ta küll kaotas Teemu Suninenile aega, kuid kahel järgmisel kiiruskatsel võttis need sekundid tagasi ning kõik näis olevat väga heas korras, kuid siis päeva 4. kiiruskatsel, sisuliselt kiiruskatse lõpus üks viimaseid kurve, auto vajus seal välja ja sisuliselt tuli väga suur ajakaotus, ta küll jõudis kiiruskatse lõpuni ja praegu siin näete mu selja taga käib autoremont, aga kaotus oli nii suur, et suurtest mängudest ollakse väljas, aga vaatame nüüd, mida Jaspar Vaher ise selle õnnetu olukorra kohta rääkis. Peaaegu täiega üle nuki ja põhimõtteliselt rehvid olid niivõrd juba kulunud, et lihtsalt enam seda rehvi nagu äärt või serva nagu ei olnud ja saba läks libisema, ootasin, et tuleb tagasi, aga jah, lihtsalt gaas oli põhjas, aga ta ei teinud nagu midagi, ta lihtsalt jäi libisema, kuni me läks puudesse minema seal ja siis tegi kuidagi spinni ja nii tegi. Kohe käima ei saanud, et kas teil oli seal midagi sassi, et läks aega? Ei, ma ise olin üsna veendunud, et selle pilliga ei sõida enam kuskile, mis mul ei hakanud väga kiirustama, et niikuinii ei ole mõtet autot lõhkuda, kui niikuinii juba see üritus suhtkond läbi nagu on, et jah, saime sealt välja ja seal
iseenesest enam väga vahet, kas 2 minutit või 10 minutit või mis iganes, aga enam vahet ei ole. Tiim ütles, et sõidad edasi, et prooviti praegu korda edasi sõita. No eks nad üritavad ikka ja eks ole näha, ta sai sinna tagaotsaga otsa puusse, et eks ole näha, kui palju ta tagant haiget sai, et kosmeetika on üks asi, aga kas seal reaalselt sillad said ka viga, et eks seda ole näha. Emotsioonid, masendus? Loomulikult jah. Me üritasime päris palju ja ma arvan, meil tuli ka iseenesest päris okeilt välja, et me ei saa nagu midagi väga halba öelda, aga ma sain aru, et ma olin üsna piiri peal juba, et jah, kahjuks nii. No tõestasid, et kiirust on ikkagi selles tasemel. Kiirust selles mõttes on, aga kui stabiilsust ei ole, siis on sellest vähe kasu. No nagu kuulsite ja nägite, loomulikult noore rallimehe pettumus on suur, aga mehaanikud siin jätkuvalt selja taga tööd teevad ja rajale minnakse ja 4 kiiruskatset tuleb veel läbi sõita, nii et vaatame, kuidas õnnestub ka vaimselt nendeks katseteks keskenduda ja rajal hakkama saada. Rootsi ERC ralli on lõppenud ja lõppes see siis nii, et esmalt Jaspar Vaheri mehaanikud ehk siis Red Gray tiim tegi suurepärast tööd. Jaspar sai auto korda, sai sõita veel 4 kiiruskatset, aga ralli lõpptulemus ta siiski kirja ei saanud. Pärast punktikatset sõitis ta otse ralliparki ja kirja läks siis katkestamine, aga väärtuslikke kilomeetreid sai ta kirja ja mis võib-olla samuti väga väärtuslik, mehaanikud said harjutada tõelises tööolukorras kiirelt auto remontimist ja sai seda natuke kõrvalt ka jälgitud, väga professionaalselt, väga keskendunult töötati ja saadi auto korda. Küll aga jõudis ralli finišisse siis teine eestlane Joosep Ralf Nõgene ja vaatame nüüd, mida ta rääkis ralli kokkuvõtteks. Ma arvan, et ega me ületasime oma ootusi nagunii, et vahet ei ole, mis see lõpptulemus protokollis on, et see hoog oli kindlasti, kuna need teed oli teadagi üsna keerulised tehnilised, me tõenäoliselt ei arvanud, et me suudame siin enam-vähem tempos püsida ERC nagu tippudega, et see oli nagu, ma arvan, igati õnnestunud nädalavahetused, võib-olla isegi üks parimaid, mis meil rallipaarina Aleksiga on olnud, et kindlasti selles mõttes jääme rahule, et eks see eilne see teine luup peale seda intsidenti ja siis pärast seda, kui me endal roolikõveraks sõitsime, et siis see kõige parem ei olnud, aga pärast seda kõik, mis enne seda oli väga hea, ma arvan. No kui sa nüüd võtad järjest need 2 päeva, laupäev, pühapäev ja need kiiruskatsed ja kui me rääkisime ralli alguses, et sa ei ole võib-olla saanud väga hästi valmistuda, et kas iga kiiruskatsega läks kuidagi asi paremaks või tundsid sa ennast üha mugavamalt roolis? Ma arvan, et tegelikult ma tundsin isegi juba kohe seal vabatreeningul ennast väga mugavalt ja me suutsime nagu selle tunde kohe rallisse ka kanaliseerida, et eks seal pigem see tunde headus pigem sõltus nagu katse iseloomust, et ma nagu meile arvasingi, et tänast katsed natuke sobisid paremini ja eks me tõestasime ka seda, ma arvan. Mida sa nüüd siit võtad eelkõige kaasa järgmisteks rallideks ja nüüd tegelikult hooaeg ju alles sinu vaatest algab? Ei, ma arvan, see üks nagu eesmärk oligi, et kuna see on nii hea ralli selles mõttes just vaadates nagu meie suvehooajal, et meil on palju Soome meistrikate etappe ja Rally Estoniaga siin liiga palju pistmist pole, aga Soome ralliga kindlasti, et ma arvan, et see auto seadistus ja kõik see tunne, kuidas nagu nendel teedel sõita, et selle me võtame kindlasti kaasa ja ma arvan, Soomes võiks nagu see eelis ka olla, et seal on ikkagi nagu pidamist rohkem, sest seal on nagu abrasiivsem pinnasvärk, et siin oli tegelikult see pinnas osutus nagu üsna suureks proovikiviks ja tundub nagu teiste sõitjatega rääkides, et siis see oli kõikidel natukene nagu omaette väljakutse, et ta on niisugune sile ja nii edasi, et väga palju head infot, ma arvan. Nagu kuulsite, oli Joosep Ralf Nõgene ralliga kokkuvõttes rahul ja selleks oli ka põhjust. Hooaja avalöögiks oli see igati soliidne sooritus ja annab põhjust vaadata optimistlikult ka järgmiste rallide suunas. Nii nagu ka Jaspar Vaheri vaates tegelikult vaatamata katkestamisele oli noorel mehel väga hea ralli, juhtis ta seda kihutamist, näitas väga head kiirust, nii et lõi mõnes mõttes jalaga ukse lahti siia maailma. Ralli võitis Mikko Heikile, kes edestas Martins Sesksi ja Heikile tõusis liidriks alles eelviimasel kiiruskatsel, kui katkestas selleks hetkeks liidriks olnud Teemu Suninen. Kurrit sirgeks saade on sellega Rootsi ERC rallil lõpetanud ja edasi vaatame, kuidas kulgesid sündmused
Soome autoralli meistrivõistlustel. Autoralli Soome meistrivõistluse etapp kujunes seekord Eesti meeste pidupäevaks. Kuigi ralli alguses juhtis kogenud Esa-Pekka Lappi, siis pärast rajalt väljasõitu ja katkestamist käis esikoha võitlus meie Patrik Enoki ja soomlase Lauri Joona vahel ning ralli lõpuks suutis Enok paremuse enda kasuks kallutada ja võtta karjääri esimese ralli absoluutvõidu ja seda veel Soome meistrivõistluse etapil, mida peetakse siis teatud kvaliteedimärgiks. Räägime nüüd Patrikuga, kuidas ralli kulges ja mis emotsioone see temast tekitas. Patrik Enok, sina oled mees, kes valmistas lõppenud nädalavahetuse Eesti autospordi kõige vägema tulemuse. Kas su enda jaoks oli ka üllatus, et õnnestus Soome meistrivõistluse etapp absoluutarvestuses võita? Mingil määral kindlasti, et poleks võib-olla oodanud, et see kohe siin esimesel suverallil juhtub, aga pärast Lappi väljasõitu ütleme nii, et tekkisid uued suured tuuled, et nii-öelda võimalus tundus veel võib-olla veel reaalsem kui ennem, nii et jah, mingil määral üllatus, aga samas kogu aeg oleme selle nimel töötanud, et seda nagu saada ja nüüd oli see õige koht ja õige aeg ja sai see tehtud. No sa polnud sel hooajal nüüd veel sellist kruusarallit ju sõita saanud, et kohe selline kiirus tuli, tundsid ennast ilmselt autoroolis päris hästi ja päris mugavalt. Ja võiks öelda küll, et tegime ennem rallit kuskil 70 kilomeetrit testi, mis ei ole justkui väga palju. Proovisime mõnda seadistust ja uut Pirelli refi mustrit, et kõik toimis tegelikult juba esimestest kilomeetritest väga hästi ja polnud eriti probleemi nii-öelda sellise hea rütmi leidmisega. Et võib-olla ralli alguses selline kerge võistluspausi pinge oli sees, et siis esimesed 2 katset nii hästi ei õnnestunud, aga üleüldiselt läks nagu väga, väga sujuvalt ja oli tipp-topp. No kirjelda natuke selle ralli olusid ja neid teid ja kui keerukad kiiruskatsed seal Imantra kandis siis olid? No kui nüüd nagu teie oludest rääkida, siis hommikul oli pigem selline niiske ja kohati isegi märg, aga päeva poole kogu aeg tee kuivas ja päeva lõpuks oli isegi, võiks öelda, juba täitsa kuiv ralli. Et selles mõttes kogu aeg läks nagu justkui kiiremaks ja paremaks. Ja teede mõttes tee profiil on seal ikkagi lähedale Soome MM-rallile, et hästi keerulised teed on seal idakandis ja ütleme, et väga, väga hea valmistus kindlasti Jyvaskyla nii-öelda siis Soome meistrivõistluste etapiks ja võib-olla tulevikus ka Soome MM-iks, et keerulised teed, tehnilised ja väga kiired, et seal osadel katsetel oli kiirus isegi 132 kilomeetrit keskmist, et see on nagu väga kiire, aga see ei ole ka selline põldude vahel edasi-tagasi sõitmine, et see on ikkagi kurvid ja hüpped ja nukid, et keerulised tehnilised, aga mulle väga meeldivad. No sa ise mainisid ka, et Esa-Pekka Lappil juhtus seal õnnetus, sõitis teelt välja, katkestas, tema oli kindlasti suur soosik sellel rallil ja pärast seda siis sul oli kõva duell Lauri Joonaga, kes on ka ikkagi MM-rallisid sõitnud ja mehe tase on ju ikkagi teada ja läks päris lõpu peale see asi, et kuidas sa neid viimaste kiiruskatsete taktikat üles ehitasid ja kuidas sa neid sekundite mänge seal jälgisid? No üldiselt jah, tempo oli meil üsna samasugune, et selle kõige pikemal katsel sõitsime ka 1 sekundi sisse, et võib-olla alguses ei olnud mingisugust erilist taktikat, aga päeva peale lihtsalt kujunes selline, et hoidsime kõvema seguga refi just viimaseks ringiks, kuna teadsime, et mida päev edasi, seda kuivemaks teed lähevad. Ja see õnnestus väga hästi, et 7. katsel oli meil värsked treffid, kõvem pinnas ja kõvem segu ja saime kohe ka nagu nii-öelda ikkagi väga hea aja, et selles mõttes ma arvan, et taktika õnnestus väga hästi. Päeva keskel võib-olla tundus, et kas oleme nagu näppu lõiganud natuke sellega, et oleks pidanud uuemad treffid ka teiseks ringiks panema, aga lõppkokkuvõttes toimis see meie versioon väga hästi. No viimase kiiruskatse finišisse jõudes, mis emotsioonid valdasid, oli seal ärevusmomenti, vabanemise tunnet, kuidas sa kirjeldad neid?
no kindlasti oli ärevust, kuna millegipärast ei jõudnud seal kohalolijatele need ajad kätte, ehk siis me ei teadnud, et kas võitsime või mitte. Kuigi endal tunne oli küll selline, et väga kehva katset me ei sõitnud, et hoog ilmselt oli nagu okei, et see nii-öelda ära hoida. Aga jah, see nii-öelda intervjueerija ka natukene seal pabistas ja ei osanud öelda, et kas võitsime või mitte, et selles mõttes oli sellist ärevust ja siis, kui see öeldi, et oled võitnud, siis oli selline natuke nagu tühi tunne, et ei osanud kohe sellist emotsiooni välja lasta, aga eks ikka pärast kui kohale jõudes, siis oli päris nagu rõõmus või õnnelik tunne ja mingil määral ka selline vabanemine, et nüüd on see esimene võit käes. Noore mehena esimene võit ralli absoluutarvestuses Soome meistrivõistlusel, mis on ikkagi teatud taseme näitaja, et mida see su enda jaoks tähendab? Ikkagi väga suurt õnnestumist, et ma ise endamisi naljatasin, et eelmine aasta Saaremaal ei suutnud seda ära vormistada ja nüüd tuli see võit Soomes, et tundub, et Soomes kuidagi need asjad õnnestuvad meil. Ja ka mõelda niimoodi, et minu teada on ainult Karl Kruda ja Egon Kaur varem seal üldvõidu võtnud, et olla nagu 3. eestlane, kes on seda teinud, siis Silveril on nüüd 2 tükki neid, et selles mõttes kindlasti uhke tunne, aga see ei ole nagu koht, kus peatuda, et kindlasti pürgime edasi. No nüüd me räägime seda juttu siin esmaspäeva hommikul, laupäeval oli sul võit, eile jõudsid koju, juba on auto siin kodugaraažis rattad alt ära, et läheb juba lahti töö siis auto ettevalmistamisega uueks ralliks. Täpselt nii, et eile, kui laeva pealt jõudsime, siis tulime kohe siia ja pesime nagu esimesed asjad kõik puhtaks ära, et see nii-öelda kruus sinna auto küll lõplikult ei kinnituks ja nüüd ongi selline hooldus, vaatame üle, et kõik asjad oleks terved, teeme võib-olla mõningad nii-öelda parandused, mis esinesid, kui üldse esinesid ja siis oleme juba valmis järgmiseks ralliks. See oli seekordne Kurvid sirgeks saade, kus siis rääkisime Rootsi ERC rallist ja Soome autoralli meistrivõistluse etapist. Järgmises saates tuleb pikemat juttu Kehala crosskartide rallisprindist ja juba Jyväskyläs sõidetavast Soome autoralli meistrivõistluste järgmisest kihutamisest.